Tänane saatekülaline on saanud tiitlit nagu näiteks Forbes 30 Under 30 ning 2021. aastal krooniti ta Eesti presidendi poolt aasta nooreks ettevõtjaks. Tegemist on Fractory asutaja Martin Varesega, kellega hakkame saates rääkima startup-indusest, ettevõtte loomisest, juhiks kasvamisest, rasketest ja lihtsatest aegadest ükssarviku kasvatamisel. Head kuulamist! Tere, mina olen Käterin. Ja mina olen Reet. Tere tulemast kuulama Talent Hubi podcasti. Tere Martin. Tere Käterin, tere Reet. Väga kihvt, et sa oled siia tulnud. Ma tean, et sa tulid kaugelt, sa tulid Tartust. See on tõesti kaugel. See oli siuke omajagu teed. Tavaliselt ikka Tallinn on tartlaste jaoks kaugel, et mul on hea meel, et sa siia tulid. Aga räägi kuulajatele, kes on Martin Vares? Teil on varem ka käinud külalised, kes alustavad ka sellest, et me ikka tegelikult ei ole ettevõtjad ja mul on sama lugu, et me ikka tegelikult nagu päriselt nagu hull ettevõtja ei ole, et ma olen ikkagi insener. Aga Taavi Kotka ütles täpsustuseks, et tema on tarkvarainsener, mina olen vastupidi, mina olen mehaanikainsener, ma olen vanakooli insener. Et seda ma olen õppinud ja selles valdkonnas ma töötasin ja tõsi ta on, et seda ettevõtlikkust või sellist tahan midagi ära teha, mida ei eksisteeri, on mul kogu aeg olnud ja kogu aeg olen ma seda tungi nagu kuskilt pidi rahuldanud või otsinud ja töötades siis insenerina viis see selleni, et ma märkasin ühte probleemi, mida minu sektor minu arust väga tugevalt kannatab. See on selline natukene naljakas probleem, et võib-olla värbamisvaldkonnast paralleeli tuua siis igasugu vaimse tervise teemad, me kõik teame seda, aga päris hästi ei oska seda lahendada ja ta tegelikult sööb meid natukene rohkem, kui me arvame, et ta on ja selle probleemiga, mida siis täna Fractory, mille tegevjuht ma olen ja üks asutajatest, see, mida see lahendab, on minu arvates natukene sarnane probleem, et ta ei karju näkku, aga ta sööb mõnuga. No, engineer, aga sa oled ikkagi täna ettevõtja, sa oled selle ettevõtte tegevjuht, sa võiksid selle ju jällegi ära anda, nii et inimene võib ka mitut mütsi kanda ilmselt. Kindlasti võib ja mingil määral on seal kindlasti nagu osa kohusetunnet ja osa võib-olla enda proovile panemist, et kui kaugele siis saab minna. Et selge on see, et ma ei tea, ma kutsun ennast viimasel ajal, et ma olen innovaator, aga ma ei ole manager. Et ma saan hakkama manageri tööga sellepärast, et mul on piisavalt ambitsiooni innovaatorina, et ma saan aru, et üks ei saa ilma teiseta, aga mu töö on ikkagi, mu töö ettevõtte ehitamisel on olla juht ja innovaator ja manager ka, aga mu töö inimesena on siis saada sellest manageri osast lahti ja minna tagasi sinna innovaatori juurde. Ja ma arvan, seda saab teha ka nii-öelda tsüklitena, ehk siis ettevõtte kasvades minna siis nagu justkui natukene algusesse tagasi. Mart, kes on Martin väljaspool tööd? Et siin on juba mitmeid rolle käis, aga kui sa töö ukse paned kinni, kes siis alles jääb? Ma olen üsna värske isa. See on tore. Selle jaoks on mul, see kõlab nagu nii koledalt välja öelda, aga kahjuks liiga vähe aega. Ja kindlasti ma loodan, et selleks jääb rohkem aega, aga ma arvan, need asjad, mida ma olen töö juures, ma olen ka natukene kodus, et nii palju ma ikkagi olen suutnud säilitada, et mul ei ole ettevõte ainult ei ole minu identiteet või et ma olen ettevõttes sunnitud olema midagi täiesti teistsugust, kui ma olen eraelus, et need samad asjad, mis see innovaatoriks olemine, need on ka mu hobid, et väga palju inimesi sõidab mootorrattaga ja siis mul on ka mootorrattaid tervelt mitu, aga minu
enamus tunnid mootorrataste seltsis on veetud neid lahti ja kokku pannes ja mingeid valesid asju sinna külge keerates ja ise tehtud asju proovides ja katsetades ja arendades, et seda rohkem kui sõites. Et ikkagi insener, mitte mootorrattur. Ikkagi rohkem insener kui mootorrattur või mehaanik või. Väga kihvt, lähme sealt tulemised garaažist uuesti välja ja enne kui läheme sinna teemade juurde, meil on ikka see klassikalised küsimused ka alguses. Mõni värbamislugu, mis on eredalt meelde jäänud? See on üsna algusest üks lugu, mida ma olen tegelikult päris palju vist rääkinud ka, võib-olla mitte nagu super palju avalikult, aga minu arust see on tore lugu, sellepärast et see illustreerib minu jaoks ühte pointi, mida ma olen üritanud värbamisel alati kaasata ja see on see, et ei ole oluline, mis on inimene täna või mis ta on oma töös varem teinud, vaid see, kui palju ta tahab panustada, kui palju ta tahab õppida ja avastada ja palju tal on julgust ja nii edasi. Et mul üks kursavend, kes oli vahepeal, üsna sarnase teega, et samamoodi läks insenerina töötama, aga siis ta läks mingi hetk ka Hollandisse, töötas seal insenerina, siis tuli sealt tagasi ja ma olin siis vahepeal ettevõtte asutanud ja aastakese seda teinud ja mingil määral me ikkagi ettevõtja kõige lihtsam tööriist on saada kuidagi meedia enda poole, et siis saab kõvasti nime välja, ilma et peaks sellest raha maksma. Me oleme seda algusest peale üritanud ja Andres märkas seda ja tuli küsima, et näed Martin, et ma olen siin nüüd ka inseneritööd teinud ja täitsa mõistan, mis probleemi te lahendate ja tahaks ka kuidagi sellega võib-olla osa saada. Ta ei tulnud päris ütlema, et kuule, et ole hea, anna tööd, vaid ta tuli, et räägi, mis sul on, siis ma vaatan, kas ma tahan. Ja siis ma ütlesin talle, et mul täna ei ole insenerile tööd pakkuda, et meil on seda inseneri poolt siin küll, et meil oleks nagu igasugu muid asju ja üks neist on, tegelikult ma ei öelnud seda kõigepealt, ühesõnaga ma ütlesin talle lihtsalt, et ole hea, kirjuta mulle lihtsalt midagi, millega sa oled tegelenud ja mida sa täna teed ja mida sa teha tahad ja mis sa üldse mõtled. Ja siis ta kirjutas väga ebainseneriliku sellise 3-leheküljelise dokumendi, mis oli väga mõnus lugeda ja siis ma ütlesin, kuule, et aga meil on just vaja SEO-d kasvatama hakata, et jälle kõige lihtsam viis, kuidas tasuta klienti saada, et sa oled insener ja nagu näha, siis sa oskad kirjutada, et tule siis kirjutame neid artikleid koos. Ja täna on Andres siis olnud meiega peaaegu 5 aastat ja on meil turundusjuht. Ja ma kusjuures just sattusin kuulama see podcasti, Kriti podcasti, kus ta räägib sellest, kuidas ta tuli ja siis mitte midagi ei teadnud ja 6 kuuga siis raamatust luges, et 6 kuu pärast peaks tulemust olema ja 3 kuu tagant küsiti, et kuidas läheb, siis ma ei tea, kuidas läheb, nii nagu peab, aga tulemust veel ei ole, et siis ma viitan sellele podcastile, et soovitan kuulata, kes tahab Andrese lugu rohkem lähemalt. Aga siit edasi veel üks maailma muutev trend, mida sina täna jälgid? Raske küsimus minu jaoks, sellepärast, et ma nagu enda arust jälgin hästi paljusid asju ja samas ma tihtilugu ei jälgi alati kõige relevantsemaid teemasid, sellepärast, et nagu mul on miskipärast nagu komme, et kui kõik midagi teevad või kõik millestki räägivad, siis nagu seda on juba palju, mul ei ole mõtet sinna nagu sisse minna. Nii läks väga põnevaks igal juhul, mis need on siis mitte relevantsed teemad? Jah, mulle meeldib filosoofia, mulle meeldib psühholoogia, teiselt poolt mulle meeldib insenerteemad, mulle meeldivad mootorrattad, mulle meeldivad igasugu asjad. Ja siis ma olen enda peal täheldanud, olen sõprade peal täheldanud ja see ei ole mingi super uus trend, aga meil on tehnoloogiline areng, mis meid hullult pressib edasi. Viimane hüpe on ju tehisintellektiga, millest peaks rääkima on ju kindlasti, aga ma sellel ei tahaks liiga palju peatada. Aga kardetakse ja ma arvan, et asjaga, et ta võtab nagu mingi osa töökohti ära või ta muudab drastiliselt töökohti või ta muudab seda, kuidas me tööd teeme. Probably. Üsna kindel.
aga see on tehnoloogiline hüpe ja neid on teisi asju veel, kus me nagu automatiseerime ja teeme asju lihtsamaks ja teeme nagu elimineerime igasugu nagu komplitseeritust ja käsitööd ja kõike. Aga teisalt on minu arust üsna jõudsalt kasvavad trendid nagu milles ma ise olen absoluutselt süüdi. Näiteks kodus kohvi tegemine nagu algusest lõpuni hästi põhjalikult niimoodi, et iga kohvi võtab 10 minutit aega. Või vinüülide kuulamine. Üha enam ja enam näed noortel inimestel vinüüle kodus, et miski pärast nagu samal ajal, kui me lähme tehnoloogiliselt keerulisemaks, automatiseeritumaks, siis me teiselt poolt otsime endale analoogi juurde ja siis ma olen hästi tihti mõelnud, et huvitav, kas me summa summarum siis tegelikult liigume kuhugi edasi poole või tegelikult me nagu tiirutame lihtsalt ümber sama koha ja me vahetame asju, millega me tegeleme. Võib-olla läheb aega võtad tegevuste jaoks, mida sa tahad teha ja automatiseerid tegevusi, mida sa siis võib-olla ei taha teha. Ka see on vaatenurk, nagu ongi, et filosoofiaga, et sa võid nagu mitut pidi vaadata, et kas see on nüüd põhjus ja tagajärg või kumba pidi nad täpselt on, aga ma võib-olla lihtsalt mulle vahepeal meeldib mõelda, et põhjused on natukene keerulisemad, kui nad tegelikult on, sest vahel nad ongi ja siis on neid lahe avastada. Nii, aga lähme nüüd Fractory juurde ja natukene sellesse, mida te siis üldse teete ja kuhu te olete kasvanud aga räägi meile kõigepealt Fractory asutamislugu, sest et sa ei tee seda üksi. Ei tee. Ja nagu ma mainisin, siis ma ise insenerina töötades seda probleemi, mida me lahendame, tajusin, tundsin, vihkasin. Ja ma tean, et nagu see kõigile ei kõla nagu nii hullusti, eriti nendele, kellel see on võib-olla isegi nagu põhitöökoht, aga mina olin mehaanika insener ettevõttes, mis teeb naturaalgaasi tanklajaamasid. Ehk siis CNG ja LNG. Need on need, millega meil osad autod sõidavad ja Tartus kõik bussid sõidavad ja LNG on siis veeldatud versioon ja CNG on gaasi kujul. Selles protsessis on siis kaasatud hästi keerulised nii-öelda seadmed, sellepärast et rõhud on hästi kõrged, et kui meil auto rehvis on natukene üle 2 baari, siis CNG süsteemides on 300 baari. Ehk siis rõhk, mis on 150 korda kõrgem ja LNG temperatuur langeb peaaegu absoluut nulli lähedale. Mis teeb kogu selle süsteemi hästi keeruliseks ja minule insenerina see oli hästi põnev ja ma tahtsin nagu seda osa lahendada. Ma tahtsin neid seadmeid mõelda, ma tahtsin mõelda, kuidas võimalikult väiksel alal ventileerida seadmeid, mis peavad tegema -170 pluss 20 ja selle käigus erituv kuumus ja soojuspaisumised ja asjad ja see kõik oli nagu hästi põnev. Aga kuna tegu oli väikse ettevõttega ja tööstuses tihtilugu on, et niimoodi, et sellised see peidetud tööstus koosneb pigem väikestest ettevõtetest, kes teevad ise pooled asjad, aga pooled asjad peavad kuskilt tellima, sest tootmine on tihtilugu ikkagi projektipõhine. Et me oleme harjunud nägema mikrofone, need on masstoodetud, aga tegelikult kogu tööstus, mis loob baasi, et mikrofone toota, on projektipõhine. Ja seal töötades ma pidin siis mitte ainult disainima neid tooteid ja välja mõtlema ja seda tootmist korraldama, vaid ka allhankijatega suhtlema ja leidma neid allhankijaid. Ja see protsess oli minu jaoks lihtsalt nii absurdne kõige selle kõrval. Ma lihtsalt saadan välja e-maile, otsin mingite kodulehtede pealt, mis kõik on jube halvad. Kuskil mingit informatsiooni ei ole, üritan otsida ettevõtteid, kes saavad mulle mingit teatud komponenti siis toota. Ja selleks, et leida üks tarnija, peab tihtilugu, et seda teha kvaliteetselt, et seda teha hea hinnaga, peab selleks kulutama väga palju aega ja siis mulle hakkas kangastuma, et ma olen insener, ma olen hea selles asjas, mulle meeldib see asi, aga ma kulutan 20-30% oma ajast sellele e-mailindusele. Esiteks see juba tohutu ebaefektiivsus. Teiseks
teiseks, miks ei ole see informatsioon koheselt kättesaadav, kolmandaks tihtilugu see aeg, mida ma kulutasin selleks, et parem lahendus leida, ei korvanud selle lahenduse siis tulemust või seda nagu seda protsenti, kui palju ta parem. Ühesõnaga, hästi palju informatsiooni, väga vähe kanaleid, kus see informatsioon liigub ja väga ebaefektiivne. Ja siis kurtsin seda probleemi oma nüüdsele kaasasutajale, tolle aegsele heale vanale sõbrale Joosepile, kes tegeles tarkvaramüügiga Messentes, ka üks Tartu ettevõte. Ja tal oli paar klienti, kes tegelesid nii-öelda marketplace mudeliga ja siis me kahe loo nagu koosmõjul siis panime kokku, et võib-olla meil on ka mingi marketplace mudel. Ehk siis, et kui platvorm, kus saavad tootja ja ostja kokku ja see info liikumine on standardiseeritud ja kiirendatud. Tänaseks on Fractoris kujunenud küll rohkem selline manageeritud platvorm, kus meie süsteem ise viib kokku siis kliendi vajaduse ja tootja parima matchiva tootja sellele vajadusele, sest me saime aru, et neid valikuid on liiga palju ja need on pidevalt ajas muutuvad ja kliendil me ei lahenda seda probleemi piisavalt, kui klient peab ikkagi hakkama ise valikuid tegema. Ja kolmandaks kaasasutajaks Rein, me olime Joosepiga mingi aasta aega pusinud, et aru saada, kuidas seda asja võiks ehitama hakata ja kust tuleb siis see platvorm ja tehnoloogia ja siis ma nägin Tartu kultuuripaaris Naiiv ühel ööl Reinu, oma kooliaegset sõpra ja ütlesin, kuule, et siuke mõte on, et kas ma nüüd hakkan Javat või midagi muud õppima, et mul on vaja see platvormi ehitada, siis Rein ütles, et mine puu taha, sa ei õpi midagi, et ma olen seda 3 aastat õppinud ja 5 aastat praktiseerinud ja ikka on keeruline. Mitu jooki seda enne tegid? Kusjuures ei teinud üldse. Ja siis ta hommikul kirjutas mulle ikkagi, et kuule, et see probleem on väga põnev, sest et tema on olnud kogu aeg tarkvara poole peal ja bittide liigutamine ühest otsast teise on nagu cool, aga et kui bittidest saab nagu molekulid, siis on nagu veel kihvtim, ja siis rauastooted ja siis tanklad, et siis on veel lahedam ja siis me hakkasime seda koos välja mõtlema. Väga lahe lugu ja mulle meeldib eriti, et sa vaatasid, et kas me ikka nagu Redoga saame aru, millest sa räägid vahepeal. et ma loodan, et kuulajatel, et sa seletasid tegelikult nii ilusti lahti kõik, et saime küll aru, et väga hästi tehtud. Ma olen natuke harjutanud, sest ma tean, et tööstusega on see lugu, et seesama, et me tegelikult ei tea, ega keskmine inimene ei tea, kui palju on tööstust ja kui palju on seda varjatud tööstust, mida me ei näe. Selleks, et kõik need asjad saaks ja selleks, et vetsupaberi rolli saaks, selleks on vaja tohututes kogustes paksu roostevaba terast kuskil Põhja-Soomes, et see asi juhtuma hakkaks. Nii, aga tegite oma ettevõtte ja siis hakkasite mühinal kasvama ja te laienesite ka jõudsalt, et avasite erinevaid kontoreid UK-s, Soomes, USA-s. Et kuidas sa nagu vaatad tagasi sellele ajale, et kuidas see siis kõik nagu algas, et olite oma idee faasist ja siis ta hakkas buumima, et mul on enne veel küsimus, et see rolli tegevjuht, viskasid lauale, kes teist tegevjuht on või kuidas see juhtus? Ma ütleks, et see tuli võib-olla isegi rohkem välistamismeetodil. Ehk siis kuna Rein oli tarkvaraarendusega tegelenud pikalt, siis ilmselgelt temast saab nii-öelda siis tehnoloogiajuht. Joosep oli rohkem Joosep oli kogu aeg müügiga tegelenud ja tema siis tema loogiline jätk oli, et ka Fractoris tema vastutab müügi eest ja tegeleb sellega, et inimesed oskaksid müüa ja et see tiim saaks ehitatud ja mina siis kui valdkonna inimene ja ütleme see, kes siis võib-olla nagu osapooled kokku tõi, et siis kuidagi jäi see õlekõrs minu kätte. Ma arvan, et selles suhtes meil lõppkokkuvõttes see rollide jaotus sai õigesti, aga see mitte ainult sellepärast, et see sai õigetele inimestele, vaid me tõesti tegime selle kokkuleppe ja me tegime ka kokkuleppe, et me
me katsume mitte üksteise kandadele astuda, et me oleme üksteisele olemas, me arutame koos, me võtame tähtsaid otsuseid alati koos vastu, mis siis, et võib-olla tehniliselt võiks need teha teistmoodi, aga me ei hakka kunagi emotsionaalselt üksteisele õpetusi jagama, et miks sa teed halvasti midagi, et pigem nagu läbi lahendust. Ühesõnaga siin noortele founderitele soovitus on välistamismeetod, et võib sinu käest küsida lähemalt, kuidas seda teha? No jah, aga ega noortele ettevõtjatele välistamismeetod ei ole ainult founderitega rollide jagamisel, see on ka kogu ülejäänud töö, et ma arvan, et seda teavad kõik founderid, et kui sul on ikka isegi kuni mitmekümne inimeseni, siis ikka on neid töid, mis justkui nagu kellelegi ei sobi ja siis kes seda teeb ikka kas üks founderitest ja tihtilugu see tegevjuht siis. Nii, aga lähme nüüd selle kasvu juurde, et mis teil siis juhtus 1,5 aastat tagasi, kus te läksite erinevatesse riikidesse, mis olid UK, Soome ja USA, et kuidas sa ise vaatad tagasi sellele ajale, et kas see tuli, äkki oli seal teil pikalt ette planeeritud ja mis siis saama hakkas? No me võime tegelikult öelda, et Fractory on esimesest päevast peale olnud rahvusvaheline ettevõte, et me ikkagi käisime Lätis kiirendis ja meie teine tootmispartner, kelle töö siis läbi meie platvormi käib, oli Lätis ja 3. ka. Aga jah, meil oli kohe alguses peale plaani, et me ei hakka seda tegema siin nurgas, et kuna ta on ärimudel, mida tugevalt, üli tugevalt toetab siis network effect, ma ei oska seda eesti keelde tõlkida kahjuks, aga mida rohkem on tootjaid ja ka mida rohkem on kliente, seda paremaks süsteem läheb. Ja sellest me saime aru, et Eestis ja Lätis ainuüksi ei piisa selleks, et see süsteem tooks ka maksimaalselt kasu Eestile ja Lätile ja selle tõttu me hakkasime kohe vaatama väljapoole Eestit ja 2018 me tulime nagu aktiivselt turule üldse. Ja 2019 alguses me juba tegelikult läksime UK-sse ja samal ajal tekkis Soome kliente, Rootsi kliente, et me oleme üritanud nagu laieneda kogu aeg ja UK-s me siis hakkasime jõudsalt kasvama. Kuidas te kasvasite? Räägi sellest ka, et nagu, kuidas see käis, et see on tore kuulata. Ja siis ma tegin seal ja võtsin seal kontori, et läksid ise kohale? Jah, mis te tegite? Mingi kalli inimese? Väga õige. Võib-olla see on siis teine huvitav värbamislugu, et see esimene värbamine, mida ma UK-s tegin, see läks nagu nii suure kaarega aia taha, et siiamaani on häbi mõelda. Küll ma ei ütle, et ma nüüd sain kuidagi nagu seda võib-olla ilmtingimata vältida või eks ma olingi noor ja rumalaga. Ma võtsin inimese, kes ühesõnaga kultuuri erinevus väga suur. Eestis inimesed, kus me olime siis eelnevalt värbamist teinud, inimesed on enam-vähem balansis sellega, mida nad suudavad teha ja mida nad räägivad, et nad suudavad teha. UK-s mitte kõik, aga pigem räägitakse rohkem ja väga palju räägitakse väga palju rohkem, kui suudetakse teha. Ja ma ei arvestanud, et see kontrast võib nii suur olla. Ja siis ma sain sinna endale inimese, kellest mina eeldasin seda, mida ta räägib, aga tema tegi kõike muud. Ja siis ma lasin talle palgata ka müügitiimi ja esimesed inimesed sinna. Ja mitte kõik, aga ka see tiim ei olnud nagu pigem oli siis selle vale juhi nägu, kui selle nägu, mida me tahtsime saavutada ja mis meil Eestis oli loodud. Ja selle märkamiseks läks ikkagi 4-5 kuud aega, et nagu saada aru, et okei, siin on tõesti valesti ja katalüsaatoriks oli see, et meil oli
seal WeWorkis oli kontor ja siis ühel reede pärastlõunal leidis turvamees selle meie siis värske ja lootustandva juhi kokaiini tegemas WC-s ja siis nad visati välja ja ka meie ettevõtte visati WeWorkist välja, et me kaotasime kontori, mille peale siis hakkas lahti rulluma see kõik, mida ma olin siis märkamata jäänud ja palju õppida, aga... Mis sa tegid siis? Et ütleme nii, et mis sellest esimestest sai? Et kas keegi jäi alles? Ma eeldan, et see juht ei jäänud alles. Juht ei jäänud alles, siis ma läksingi, see oligi üsna kiirelt pidime tegutsema, et ma sõitsingi siis sinna kohale, Manchesteris oli meil see kontor, otsisin uue kontori ja jäin ise umbes siis 9 kuuks sinna. Et see juhtimine siis seal üle võtta ja seda tiimi siis uuesti kasvatama hakata. Ja nüüd läksite edasi sealt siis USA-sse, mis sa siis seal teistmoodi tegid? See veel kaugemal, meil rohkem räägitakse. On küll, aga tead ei ole. Võib-olla see oli see, et natukene õppinud sellest UK kogemusest, aga see USA müük on, nad müüvad üle, aga nad ei valeta otseselt. Vähemalt minu kogemus siiamaani on selline, on kindlasti teistmoodi ka absoluutselt, ma ei ütle seda, aga me kindlasti vaatasime ka rohkem nagu inimeste tausta, väga palju rohkem, et siis me nagu lootsime selle peale, et lihtsalt, et inimesed on head ja toredad, aga hiljem peale seda UK kogemust me oleme ikkagi rohkem nagu tausta kontrollinud ka ja pigem jätnud võtmata, kui ikka midagi kripeldab, isegi kui ei oska sellele täpselt näppu peale panna. Aga läksite ise koha peale? Ja läksin USA-sse ka ise koha peale, olin ka seekord küll 3 kuud seal, aga me tõime ka esialgse USA tiimi 5 inimest tõime siia Eestisse, siis nad olid 6 aega siin, et nad saaksidki selle kogemuse, kuidas me teeme, kuidas Fractoris on harjutud asju tegema, kuidas me oleme, mitte et meil oleks olnud illusioon, et nüüd me paneme USA tiimi töötama täpselt nii, nagu töötatakse Eestis, pigem see ei olnudki eesmärk, aga et see baas oleks arusaadav, et kui me räägime, et selle tiimiga, et kuidas me oleme teinud asju või miks me teeme asju, et siis neil oleks mingi tunnetus selle ümber. Ja siis ma läksin nendega koos tagasi sinna 3 kuuks ja hakkasime siis seal esimesed tootjaid ja kliente ja kõike otsime. Ütleme, UK koha pealt oli natuke lihtsam veel see, et me saime hakata kohe kliente otsima ja transportida siis seda füüsilist toodet siit Baltikumist ja Soomest, aga USA puhul see ei töötanud, et me pidime põhimõtteliselt nagu täiesti nullist alustama seal ja see oli päris keeruline. Ja muidugi keeruline kindlasti olid ka kogu palgateemad, et ei oled harjunud Eestis värbad siin, lähed UK-sse, palk tõuseb, lähed USA-sse, palk tõuseb veel rohkem, et kuidas see nagu mõjutas, et kogu aeg olla nii-öelda selles palgarallis sees ja kuidas te benchmarkisite, kuidas te seda osa tegite? USA-s on võib-olla natukene rohkem statistikat selle kohta ka, et ikkagi iga linna ja iga osariigi ja kõike seda leiab, et me vaatasime seda keskmist statistikat ja jäi ka mulje ja kogemus nagu siis kinnitas seda, et inimesed ise ka nagu hoiavad sellest kinni üsna, et nad teavad, mis on nende positsiooni ja nende kogemuse ja eriala selline palgabracket selles piirkonnas ja vastavalt sellele nad ka siis võtavad ja siis läbirääkimine käibki seal nagu selle 10, võib-olla 20% vahel, mis seal on. Aga nagu ikka startupid, meie osa
optsioonipakett, et siis ütleme, kui traditsioonilise ettevõttes pakutigi 10 või 20% rohkem, siis me ütlesime, et see võiks saada korvatud selle optsioonipaketiga and then some. Okei, aga teil oli see ikkagi suhteliselt kiire kasv, et järsku tuli. Et kas oli kogu aeg sellist nagu FOMO tunnet ka, et nüüd ma pean värbama, et muidu ma jään maha, et ma ei täida neid eesmärke, mis ma olen endale, investoritele seadnud, et just nagu võtta see 1,5 aastat tagasi, et mis toimus, et me jõuame ka varsti tänapäeva, tänasesse hetke. Ma arvan, et on väga palju ettevõtteid, kes seda tunnetavad, võib-olla kõik ei läinud sellega kaasa päris niimoodi, aga me tõstsime raha oma A-raundi aastal 2021 suvel ja meil oli väga kindel eesmärk palgata teatud hulk inimesi ja teha selle hulga inimestega siis kindlad tulemused. Meile teada olematult kaasasid kõik inimesed raha peaaegu eks ole, nagu me mäletame. Ja sellele järgnenud palgaralli ja inimeste puudus just täpselt see aeg, kus meil oli vaja värvata, nagu nii täpselt, et enam täpsemaks ei saanud minna. Tekitas selle, et meil olid värbamiskulud väga palju suuremad, kui me planeerisime ja ka palgakulud olid kõvasti suuremad. Ehk siis me lõpuks see, mis meil oli planeeritud palgata, me saime palgata 2/3 kulutades siis sama hulga raha ja tõesti see dilemma oli nagu igapäevane, et kas ma palkan siis seda nii palju, kui ma saan ja ma üritan sellega teha nii hästi kui võimalik või ma ootan, aga samal ajal kogu see sektor ikkagi buumis nii kõvasti, et ikka oleks väga viltu vaadatud, kui ütleks, et jah, me just tõstsin raha, aga nüüd ma ootan ja passin, sest ma arvan, et 2 aasta pärast kõik hakkab nagu vastupidi tööle. Et sellist juttu ei oleks ka keegi uskunud ja ikka palkasime, ikka üritasime nii palju toota, kasvada, teha IP-d luua kui võimalik. Kas kasutasite mingit välistabi ka laienemistel? Ja kasutasime Talent Hubi abi, kasutasime ka, aga kasutasime igasugu... See ei olnud küsimuse mõte. USA-s me kindlasti ei värvata. Küll USA-s ei olnud, aga... Okei, USA mõttes, ma rääkisin üldiselt värbamisest ja ma isegi rääkisin pigem võib-olla rohkem seda Eesti poolt, sellepärast, et USA-s me palkasime Chicagos ja Chicago, kuigi üks suuremaid metropoole USA-s ei olnud, oli palgaralli ja kogu see värbamisralli oli tegelikult üks väiksemaid. Ja sellepärast me seal nagu seda nii hullult ei tunnetanud. Küll on neil nii nagu igal pool mujal, et seda mehaanikainseneri, kes on lahtise peaga ka muudes eluvaldkondades ja keda meil on siis müügiks vaja, et meie müük on selline konsulteeriv müük, et meil ongi insenerid teevad müüki, sest see on sektor, kus ilma nagu sügavate teadmisteta on üsna keeruline kliendile usaldust tekitada. Ja seal me nagu nii hullult ei tundnud, aga neid on igal pool puudu ja selles suhtes see kindlasti ei olnud nagu super lihtne leida neid inimesi, aga pigem ma ütleks, et meie kogemuse põhjal see, mida meil vaja oli, see kindlasti ei ole universaalne, oli palkamine kõige raskem Eestis nendest turgudest, kus me olime. Okei. Aga nüüd jõuame tegelikult siia tänapäeva ka rohkem. Sinna sama see USA tiim, millega justkui nagu praegu tundus, et ei olnudki väga raskuseid, värvata oli täitsa okei, et Eestis oli pigem, aga täna seda USA tiimi ei ole. Et võib-olla sa räägid sellest ka natuke, Jah, eks see kõik on omavahel seotud, et kuna meie kulud olid suuremad, kui me eeldasime, sellepärast, et need
need kasvasid nii-öelda meist olenevatutel põhjustel turureaktsioonina ja me paratamatult siis saavutasime vähem, kui me tahtsime saavutada ja peale suve olime siis sunnitud peeglisse vaatama, et mis saab edasi ja kuidas me ikkagi kindlustame, et me oma lõppeesmärkideni jõuame ja lõppeesmärkide all ma isegi pean võib-olla silmas mitte neid defineeritud eesmärke, vaid kuidas Fractory on siis tegev, asjalik, kasulik tootmisplatvorm 5 aasta pärast, et lõpuks on vaja sinna jõuda ja raha meil veel oli, kuigi USA suur investeering oli seda kõvasti vähendanud ja kõik muud eesmärgid nii-öelda tootearendus laiendamisel ja ka Eesti ja UK tiimi laiendamisel ei olnud kandnud seda nagu vilja nii palju, kui oleks vaja olnud selle ajaga. Ja seal on nagu erinevaid põhjuseid. Nüüd tagantjärgi me teame natukene rohkem, miks see kõik oli, et üleüldine just selle tööstusturu jahenemine oli ikkagi üpris tugev. Sellest jälle avalikult nagu ei räägita väga palju, sest see ei ole nagu ülipõnev nagu sektor, mida niimoodi jälgida, aga tegelikkuses jah, see konkurents seal turul ülimalt kasvas, kasvavate energiahindade tõttu kasvas tootmisettevõtete püsikulu ja selle tõttu nende nii-öelda mahud olid sunnitud vähenema lihtsalt sellepärast, et neil ei olnud oli ju väga palju ettevõtteid, kelle masinad võtsid rohkem raha tänu elektri ja gaasi hindadele, kui nende lisandväärtus oli. Et see kõik mõjutas meid ja kuigi ma arvan, et me üldpildis me kasvasime põhimõtteliselt, kasvatasime oma käivet 2 korda eelmine aasta, siis ja me justkui ei teinud meil ei tulnud nagu halvasti välja, aga see ei täitnud seda investeeringuplaani, mida me olime endale seadnud ja sellest tulenevalt siis jah, me pidime seisma hea ettevõtte kogu tuleviku eest ja mingid osad siis vähendama, nii et kogu see töö ja vaev ja raha, mis me olime nendesse kasvatamisesse pannud, me olime sunnitud nagu raske südamega nendest loobuma ja tegime seda üsna, ma arvan, et enesekindlalt selles osas, et me tegime endale tõesti kindlaks, et kuhu me siis ikkagi tahame minna ja mis on need osad, mis aitavad meid sinna ja kuidas seda teha niimoodi, et see on kõigile osapooltele võimalikult kasulik. Ehk siis nagu on võimalik teha häid otsuseid niimoodi, et sellest võidab vähemus ja on võimalik teha okeisid otsuseid nii, et sellest ikkagi nagu saab paremaks enamus ja me läksime seda teed ja üritasime kogu oma asjade korraldamises ja kommunikatsioonis ka seda jälgida ja panime siis jah, USA kogu laienemise pausile, loobusime sealsest tiimist ja tegelikkuses vähendasime ka ülejäänud ettevõttes natukene ressurssi just sellepärast, et niikuinii see oli USA kasutada enamasti ja meil tasus nii-öelda võtta natukene mitte aeglane käik, aga aeglasem käik järgmiseks aastaks, selleks aastaks nüüd siis. Selles mõttes see on väga selline julge otsus, väga raske on kuskilt neid nii-öelda, kui hobused juba on lahti lastud, neid nagu uuesti kinni seada, et ettevõtja jaoks kindlasti nii-öelda raske otsus, okei, me paneme selle kinni. Aga kuidas see, võib-olla lähme sinna tehnilisema poole, kuidas see sulgemisprotsess käis? Okei, selge, see äri ei toida, ei vii meid selle eesmärgini. Mis te tegite siis? Jah, ma arvan, et algas sellest, et me ise tajusime, et midagi peab muutuma, siis meil oli juhtkonna ja supervisory boardi koosolek ja meil on see niimoodi, et meil on seal 3 liiget, aga on ka ülejäänud suuremad investorid käivad nendel koosolekutel kaasas ja arutame asju nii-öelda suurema laua taga. Ja
sealt ka ikkagi selge sõnum tuli, et midagi peab muutuma. Ja seal järgnevalt siis põhimõtteliselt 2 nädalat ma tegelesin Excelites erinevate stsenaariumite läbimängimisega. Ja sealt siis tuli välja, ma arvaks, et tuligi üks õige vastus, et kindlasti saab natukene timmida ühele ja teisele poole, aga sisuliselt oli ikkagi Excel näitas nagu lõpuks väga selgelt ära, et mis on võimalik ja mis ei ole ja ma pean ennast üsna inimeseks selles suhtes, et kui ma ikkagi kellegi olen nagu võtnud tööle ja temaga koos tööd teinud, siis ma ikkagi pigem hoolin neist inimestest ja mitte ainult sellepärast, et nii on tore, vaid minu mulle koos tegemine on see kõige suurem asi, mis mind nagu inimestest hoolima paneb ja kui me teeme koos asju, siis ma hoolin ja minu jaoks on nagu hästi raske, et Excel võib öelda, et nii peab olema, aga see ei tee nagu väga palju lihtsamaks ja ma arvan, et sellest tulenevalt ka võib-olla oligi ka meie kommunikatsioon nagu ma arvan, et nii hästi, kui see sai olla, et kuidas see oli? Nagu, räägi sellest ka. Ikka. Ja siis, et nii hea, kui ta sai olla, sest ma nägingi sellega ööd-päevad vaeva, et mis iganes see on, et see at the very least oleks vähemalt siiras ja vältida selliseid nagu mingid klišeelikke asju ja ollagi aus ja lõpuks nagu ega kõike ei saa ja kukub välja nii nagu kukub, aga me otsustasime teha seda ühel päeval kõikide tiimiliikmetega niimoodi, et me hommikul kommunikeerisime kõigile, et muutused on tulemas, mis on selle põhjus, kõik said ühtemoodi teada, ei olnud see, et jääjatele räägiti ühte juttu ja minejatele teist juttu, kõigile sama jutt ja täpselt nii, nagu see oli, üritades siis nagu anda seda edasi võimalikult mõistetavalt, aga mitte liiga ka tehniliselt, et see paratamatult see on nii-öelda emotsionaalne asi, mida vastu võtta, et siis ka sellele seal ruumi jätta ja siis ülejäänud päeva esimeses pooles me rääkisime siis läbi kõigi nendega, kes pidid minema, tegime neile ka nii-öelda sellised lahkumis- või jätkupaketid või head nime vist sellel asjal ei olegi, mis oli nii palju, kui me saime lubada, et loomulikult kõik nii palju, kui seadus nõuab igal pool, aga ka näiteks osaluse mõttes, et kui seal kuni selleni välja, et kui sul oli midagi vestitud, et siis ümardasime nagu teisele poole ja et natukenegi juurde, et see ei ole lõpuks nagu super suur asi, aga ma arvan, et üldise sõnumina see toimis ja see tuli nagu siirast kohast. Ja USA tiim siis nemad loomulikult ärkasid hiljem, nemad said nagu teada siis, kui kogu ettevõte oli juba protsessiga nii-öelda kõigiga tegelenud juba päev otsa, aga nende päev siis jah ka kahjuks algas täpselt niimoodi ja aitasime ka neid või nagu üritasime aidata nii palju kui võimalik neid, kes siis jäid, ehk siis, et mitte, et meil on nüüd muutused ja nüüd need inimesed läksid ära ja nüüd back to work. Et me ikkagi nagu võtsime selle aja selle päeva teise poole ja rääkisime, tegime nii-öelda eksprompt all hands meetingu, kus me siis rääkisime selle teema uuesti läbi põhimõtteliselt samal kujul, nagu me olime hommikul sellest rääkinud. Ja siis me veel võtsime eraldi
tiimidesse siis lokaalselt, kus siis veel meeskonnajuhid ja ka ütleme upper management'id, kes olid parasjagu seal kontoris või seal juures, et need rääkisid ka veel, et andsime võimaluse nagu mitmel tasemel inimestele küsida ja arutada seda teemat, et kellelegi ei jääks nagu kripeldama midagi. Ma korra küsin selle suurusjärgu ka, et kui palju teid oli ja kui palju siis läks ka, et kuulajad saaksid? Jah, meid oli kokku 90 ja jäi 65. Nii, Martin, sa oled nüüd rääkinud oma nii-öelda high'dest ja low'dest, et selles mõttes aegadest, kus oli palju värbamist, palju kasvu, kindlasti stressitase oli kõrge ka sellega seonduvalt, et kas need inimesed on õiged, mis kõik toimub, mis on vaja kõik ära saavutada, siis on järgmine keeruline hetk, et peab vähendama oma tiimi, asjad üle vaatama, rasked ajad. Et kuidas sa iseenda vaimse tervise eest hoolitsed, olles juht, olles näinud erinevaid stressirohkeid olukordi, et mida sa teed? Ja enne kui ma lähen siin päris otse selle vastuse juurde, ma arvan, et eelmise teema jätkuks veel üks, mis on ka seotud mõte veel, et seesama, et me võtsime selle aja inimestega rääkida, et me võtsime tõesti, isegi kui see tundus nagu, et kõik peab juhtuma kohe, muidu on nagu halvasti, et me võtsime aja, energia, see kõik nagu ilusti läbi planeerida ja täna me näeme, et see tegelikult oligi õige, me tegimegi õigesti. Ja ma arvan, et sellel on, see on ka natukene selline nagu ring, ehk siis, et kuna me planeerisime läbi ja rääkisime sellest inimestega, siis põhjalikult siis see plaan sai ka nagu õnnestuda paremini. Et sellele järgnes ikkagi see, et kõik, kes jäid, või inimesed, kes läksid, mõistsid seda ja inimesed, kes jäid, mõistsid seda ka ja olid võib-olla isegi rohkem motiveeritud tegema oma tööd hästi ja õigesti ja ettevõttesse panustama, sest me oleme alati üritanud luua keskkonda, kus töö ei ole ainult töö, nii palju kui see on võimalik, siis ma arvan, et see pigem tugevdas seda positsiooni ja tänaseks Fractory on vähendanud oma kulusid drastiliselt ja samal ajal käivad kasvatanud ikkagi, et ja võib-olla isegi see esimene kvartal oli meie jaoks suurem hüpe kui ükski kvartal eelmine aasta. Ehk siis võib-olla kes on sunnitud sama asja tegema, siis ma soovitaks seda planeerimise osa kõvasti teha. Nüüd ma jõuan siis selle küsimuseni, et ma arvan, et see on ka osa, mis aitab enda pead selgemana hoida ja ahastust eemal hoida ja säilitada inglise keeles on minu arust hea sõna integrity, ehk siis, et sa tead, et sa oled teinud nii palju, kui on võimalik ja natuke veel, et minu jaoks on hästi oluline, et ma teen alati asju ausalt, selgelt, mõistetavalt nendele, kes sellest on mõjutatud, nii palju kui vähegi võimalik ja nii palju, kui mul pähe tuleb ja mõistan teha. Ja et ma mõtlen, kuigi ma olen üsna tormakas ja mulle meeldib asju kiiruga teha ja nagu vahepeal rahmida, sest nii on ka lõbusam, aga siis nagu, kus ikka nagu hästi oluline on, siis seal ma ka nagu raalin läbi asju nii palju kui võimalik ja siis võtan veel ühe korra nagu pulkadeks ja siis räägin kellegagi, kes ei tea midagi, et ta küsiks küsimusi, mis on rumalad, sellepärast et need on võib-olla piisavalt rumalad, et ma ise kogu oma tarkuses ei osanud neid küsida. Ja see lõpuks, päeva lõpuks, mida see siis teeb, on see, et stress on niikuinii. Ettevõttel läheb hästi,
on seda vähem, ettevõttel läheb kehvasti on vale öelda, sest Fractalil, ma endiselt ütlen, ei lähe kehvasti, läheb kehvemini kui lootsid ise võib-olla, siis seda stressi on rohkem, aga üks asi, millega ma siis nagu alati saan ennast nagu tagasi tuua, on see, et ma tean, et ma ise olen nagu andnud nii palju, kui ma tean ja saan ja oskan ja see tunne siis, et noh, kas või see, et kui siis peab halvasti minema, noh siis nii läheb, et ma ei saanud rohkem midagi teha. Ja see on minu arust oluline teada. Aga kas sul on keegi, kes sind kuidagi aitab ka sellel teekonnal? On sul endal juhina mingi mentor, coach, psühholoog? Ei, otseselt niimoodi ühte kindlat inimest ei ole. Et ma suhtlen paljude inimestega erinevatel aegadel, olenevalt mida ma tean nendest ja olenevalt milles ma tunnen, et nad on pädevad. Mul tihtilugu kipub olema ja ma ei välista seda kindlasti ka enda kohta, et inimesed, kes väidavad ennast mingil alal väga teadvat, kipuvad teadma tegelikult paremini mingit muud asja ja seda mitte kõige paremini. Ehk siis inimesed jälle, et reklaamivad võib-olla enda kohta teadlikult, võib-olla mitte teadlikult valesid asju ja sellepärast on minu arust nagu raske minna võtta endale coach, sest ta on professionaalne coach äri tegema. Samal ajal ma näen enda ärist, et mitte keegi ei saa sellest lõpuni aru, isegi kui nad on sellega seotud olnud aastaid, kas investorina või töötajana, et samal ajal nagu coachina või konsultandina sisse tulla ja nüüd 6 ajaga või nädalaga öelda, et tee nüüd need asjad teistmoodi, siis tuleb, on üsna keeruline ja sellepärast ma pigem nagu hoian silmad kõrvad lahti pidevalt, et kui ma kuskil näen võimalust õppida, et siis ma haaran sellest kinni ja ma küsin neid küsimusi seal ja kohe sest siis on need ka relevantsed. Kas ma näen, et võiks käia coachide juures või võiks käia psühholoogi juures, pigem küll ja natuke kaua lükkasin ka ise seda edasi, et psühholoogi juures käin ka. Aga mis on täna sinu sellised juhtimis igapäevased väljakutsed, mis sul praegu laua peal on, et me oleme rääkinud nüüd asjadest, erinevatest asjadest, aga mis see tänane hetk on? No ma sellest samast eelmise aasta lõpu suurest muudatusest tiimis ja et meil praegu nagu see tundub vilja kandvat on tõsi, aga see on ka toonud muutuse minu töösse natukene, et ma olen jälle operatiivsem ja nüüd on minu nii-öelda isiklikult või juhi vaatest on pidev töö leida balanss selle operatiivse ja siis tulevikku vaatava nii-öelda progressile suunatud või ka igasugu ettevõttega seotud suhtekorralduse teemadel, et see on pigem nagu kakkumine ühelt ja teiselt poolt ja see on keeruline, aga samas see on ka selline tsükliline, millest me oleme nagu mitu korda läbi käinud, et see ei ole nagu super uus, aga ta ei ole ka, ma nagu kunagi ei leia seda head võtit, et kuidas seda efektiivselt teha. Kipub ikka nii olema, et kui ettevõttel on jälle vaja nagu rohkem struktuuri või rohkem nagu hästi suunatud liikumist, siis see minu jaoks isiklikult on ka kõige pingelisem aeg sellepärast, et see on koht, kus on vähem ruumi vigadele ja ma ei ütle, et siis kui minu käsi on küljes, siis vigu ei teki absoluutselt mitte, aga see aitab kogu tiimi lihtsalt rohkem ühtsena toimida ja see paratamatult võtab oma aja. Ma arvan, sellise ühtse tiimi ehitamine ja kõik see osa on iga ettevõtja väljakutse, et hea on seda kuulda ja ma arvan, inimestele meeldib kuulda, ma ei ole üksinda, et
tal on ka niimoodi, et väga kihvt. Ma hakkan vaikselt lõpupoole jõudma. Võib-olla mõni kuulamis- ja lugemissoovitus meie kuulajatele. Jaa. Ja me teadsime, et sa oled nii õnnelik selle küsimuse üle. Aga veel teine on veel parem, nii et... Mul ei ole jah, ma ei tea, mul ei teki nagu lemmikuid. Mul on hästi kehva selles, nagu ma ütlen, mul ei teki lemmikinimesi, mul ei teki mentoreid, mul ei teki ka nagu mingid raamatuid, mida ma olen, aga ütleme paar asja on, mida ma julgen soovitada, sellepärast, et ma olen näinud nagu siis ütleme kindlas teoses mingid kindlat kasu on Simon Sineki Start with the Why ja Chris Vossi Never Split the Difference ja võib-olla ja minu jaoks on, miks need raamatud on huvitavad, on, et need on kirjutatud nii hästi, et nad on kirjutatud ettevõtjatele ja kirjutatud eesmärgiga või siis põhieesmärgina anda ettevõtjatele nõu, kuidas efektiivsemalt toimida. Siis minu jaoks on nad natuke üldisemad siuksed psühholoogiaõpikud. Mis on siis see, et kindlad näited on toredad, aga need kunagi nagu ei teisendu hästi, aga kui nõu on antud piisavalt hästi, et see on suudetud universaalseks kirjutada, mida need 2 raamatut on, siis neid annab kasutada mitte ainult töö juures, vaid ka eraelus ja mujal. Okei. Ja nüüd see teine lemmikküsimus, inimene, kes sind inspireerib, aga võib-olla natuke lihtsustatud, et viimane inimene, kes sind on inspireerinud? Ma mõtlesin selle peale, ma teadsin seda küsimust, on ju. Et ma mõtlesin selle peale siia sõites, et kas mul tuleb mingi hea vastus ja siis ma mõtlesin, et okei, mul ei tule head vastust, et äkki mul tuleb koha peal, mul ei tule, aga võib-olla see ongi kõige parem vastus. Ühesõnaga, ma arvan, mu elukaaslane inspireerib mind hästi palju. Mitte sellepärast, et ta nüüd on kõige super täiuslik ja et kui me vahetame kohad, siis ta teeks minu tööd paremini. Aga on mingid osad temas, mida ma nagu harukordselt kadestan. Selline püüdlikkus ja teiste inimeste nagu mõistmine on temal nagu sellisel levelil, milleni mina nagu kindlasti kunagi ei küündi, et see, kuidas nagu ma olen üritanud seda harjutada, et kui et pidevalt üritada teist inimest mõista, kui sa nendega tegeled või suhtled või midagi, siis mina pean selleks nagu tööd tegema, temal tuleb see super loomulikult ja minu töös ma arvan, see on ka üks väga oluline aspekt, nii et ma arvan, et see sobib inspiratsiooniks väga hästi. Väga hea, aga aitäh sulle selle põneva vestluse eest ja edu sulle edaspidiseks, Martin. Aitäh kutsumast. Aitäh.